No nii, taas olen sattunud siia Martin Joonuse juurde. Laud on kola täis. Martin, sul on jälle mingisugune aparaat siia laua peale sattunud. Korpus on juba ümbert ära võetud. Mis toimub? Tere! Ei toimu siin midagi. Tegemist on lihtsalt uue mänguasjaga. Ehk tegemist on nii-öelda poolprofessionaalse Saksamaal toodetud, õigemini Lääne-Saksas toodetud poolprofessionaalse kassettmakiga Dual 1400, mis ta on 62. Et no mis eristab seda teisest umbes sama aja kassettmakist? Nii, ma panen ta kinni hetkel. Nii, võtan nüüd see kaamera ja näita kaameraga. Helipead. Näita. Nii, kõigepealt, et siin on, ma panen ühe tühja kasseti. Nii, kas on nüüd näha, kui ma panen käima? Oi, midagi huvitavat tuleb, aga no ise temaga. Näete, 2 surverolli. Jaa. 2 helipead või üks on eraldi taasesitus, üks on salvestus ja kustutuspea on siin vahel. Kas tal on 2 helipead? Üksteise kõrval juba. Üksteise kõrval, jah. Ehk sisuliselt me saame kuulata seda, mida ta salvestab juba salvestamise ajal. Ehk see tähendab, et saab teha hästi kvaliteetseid helisalvestisi. Ja siin on veel selline nupp, mida 99,999 kassettmakkidel ei ole. Nii. Ma panen ta käima. Paneme selle kasseti nii-öelda, no mine sisse. Nii. Ma panen kõvema. Vajutame siia, mis juhtub. Kiiremini, jah? Ta läheb kiiremaks. Ehk sellel makil on peal kiirus 9. Ja tänu sellele kiirusele 9 omandab see makk sellised tehnilised parameetrid, mida üldiselt omistatakse heale lintmakile. Ja. No sa oled selle lahti võtnud, ta oli sul töökorras, kus sa selle üldse said või nii edasi, et räägi võib-olla üldse sellest võimendest natukene siit seespoolt ka, et mis plokid siin on ja... No, mis siin on? Ma ütleme niimoodi, et selle maki saamisega mul vedas. Ütleme niimoodi, et see maksis, aga mitte eriti ulme hinda. Et vaadates selle maki hinda, ma sain ta suhteliselt odavalt. Kas tõesti kassetimakkide hinnad on hakanud langema? Nad sõltub, noh. Kas tõesti kasseti ajast hakkab läbi saama? Ei, hakkab küll, jah. Sellised asjad lähevad ainult nii-öelda haigetele ja muude sellistele peale. Aga no mis siin sees on? Kui vaadata nüüd seda plaati, siis näete, kõik jupid on üksteisest päris kaugel ja ruumi on. Diskreet elementide peal ma peaks kõrvale võtma siit mingisuguse selle sajandi viimaseid kassettmakke, mis toodeti, mis on nagu seest nagu hirbukaka või noh. Ja. Siin on hea mõnus remontida ka, kui vaja on. Et see on tegelikult, ta on tank. Oma olemuselt mehaanika on hästi tugev ja kui sa näitad nüüd seda, mõningad inimesed, kes on vene makkidega kokku puutunud, nagu mina aga esimest korda seda nägin, ma ütlesin selle kohta, et see on Vilma. Et kes teavad vene kassettmakke, see oli siis selle kooper Vilma 102, siis need on mitte selle pealt maha lihvitud, aga selle maki eelkäija pealt maha lihvitud. Et see venelaste ühed paremad kassettmakid olid jah Vilma makid. Et noh, aga muidu täitsa tavaline. Automaatselt tuvastab lindi tüübi ära, praegu on siin metal, kõige parem lind, paneme siis mingi raualindi sisse, siis ta ütleb, et on raud. Ja noh, kõik 2 müra tasandit on. Väga ilusad veeumeetrid. On. Ja see oli 80, mis aasta? 89, jah? 89 vist, jah. No mis mõttes ta nüüd natukene parem on? Sul oli siin riiulis oli ka üks mingi tehnikumak siin üleval, ma vaatasin. Tehniks või? Tehniks, jah. Sa ütlesid, et tehniks juba, et vaatad ringi nüüd. Et asi on selles, kui nüüd ausalt rääkida. Et siis kaua sa ikka ühe naisega koos elad, vahel tuleb ära vahetada. Õige. Et ma ei ütle selle tehniksi kohta halba. Ma võin selle, üritame selle hetke välja, ma võin selle tehniksi siit riiulist alla võtta. Mul on siin teine on lihtsalt juppida. Nii tuleb nüüd siia. Et
välimuselt suht sarnased. Ei ole ikka, esipaneeline on hoopis teine, jah? Et see on ikka väga vinge oma olemus. Aga see on ka hetkel nii-öelda täitsa korras. Siin on ikka, ta on nii-öelda audiofiilide jaoks spetsiaalselt disainitud. Siin on juba nupud niimoodi Play Direct, mis välistab nii-öelda kõik võimalikud tolbiahelade mängimisel ja ühendab otse liiniväljundi nii-öelda või liiniväljundi taasesitusvõimendi väljundiga, siis on siuksed mingid maagilised sõnad nagu virtual battery operation, nagu kogu see asi käiks patarei pealt, tegelikult on suur kondensaator lihtsalt sees. Ja klass AA mingi müstiline Technicsi poolt välja mõeldud mingi klassifikatsioon. Ei ole, ta on mingisugune elektriskeem, mis peaks nagu moonutusi vähendama, aga mille kohta mõningates kohtades on natuke nirvitamist. Selge. Ja see on ka 3 peaga ja läbi kanaliga ja sul hakkab toas ruum otsa saama nendest makkidest siin. See on juba nii-öelda maha müüdud. Sest ega raha on ka vaja ja nii-öelda ja. Selge. Nii-öelda, mis ma nende makkidega ikka teen. Aga siin on jah küllaltki palju vaba ruumi ka veel, nii et seal on veel rohkem vaba ruumi. On jah? See makk on sees tühi. Tal on siin selle mehaanika taga on üks plaat, mis on SMD täis. Nii, ma lähme siia Technicsi juurde tagasi. Mul on üks karbitäis kolar, mis on selle alumise maki oma. Kuna see alumine makk on katki, tal on helipea katki. Ja selle maki väärtus ongi tegelikult helipeas. Siis näe, kogu see makk on, viimased makid kõik on sellised. Ja. SMD ja muu siuku ja... Seda sa oled ka juba remontinud siin, ma vaatan. Seda ma olen või ka... Või keegi teine remontinud? Vist on keegi teine. Et see on lihtsalt, see ei käi. Ta on lihtsalt katki. Siia ma olen takistid peale jootnud, ma olen andurid üritanud ära petta, aga sellega ei ole nagu midagi pihta hakata. Ja mitu vatti see siis on see? Võid ikkagi mingi võimendi ka veel? Ei, ta on selles mõttes, ta on tekk, ta tahab välisvõimendit saada. Ma vaatangi, et see toitud rahva on juba selline paralt pisik. Et see praegu panin kõlarid, aga ta teeb ikka ülihead häält. Aga davai, teeme tema. Näed, mul on üks ossiloskoop ka siia pandud käima. Nii. Paneme selle. Oleme väljas. Nii. Paneme ta käima. Nii. Paneme õige kiiruse peale. Nii, mul on signaaligeneraator vähendatud. Nii, otsime kohe, mul oli siia pandud. Mul on, aga kuhu ma panin? Mul oli, ja võtame selle sama Maxeli, näetud, täitsa tutikas Maxeli lint, kroomlint, ma tegin lihtsalt testi, kuidas see asi salvestab. Nii. Signaaligeneraatoriga lassid peale, jah? Näete, näita. See on nüüd kiire kiiruse pealt halvestus. Selle sama kasseti pealt teine makk mängis kõrval. Selle kiirus 9. Okei. Selle sama kasseti. Ja see salvestus kroomlindilt on pärit vinüüli pealt otse. Või tähendab nii. Otsast lõpuni analoog. Analoog otsast lõpuni. Aga nii. Nii, külg B peaks olema täitsa tühi. Nii, laseme... Huvitav, et nüüd on tekkinud sellised inimesi, kes on tõsiselt digitaali fännid just, ja väidavad, et digitaal nagu on hoopis parem kui ikka analoog ja nii edasi. Ta on küll parem, tegelikult on parem. Mul on üks tuttav, kes tellis ühelt teiselt tuttavalt just digivõimend tahtiski spetsiaalselt, et oleks nagu digitaalne ja väits, et see on ikka parem juba kui analoogid ja nii edasi. Et ühesõnaga erinevaid fänne enne. Vaata, ma küsiks sult ühe küsimuse. Nii? Tõenäoliselt sa mäletad, millal sa said esimese kas vinüülplaadi või kasseti või mis iganes. Aga kas sa mäletad, millal sa esimese MP3 alla laadisid? Ma arvan, et see on mingi 2000 aastal äkki. Aga mida sa laadisid? Mida ma laadisin? Jaa, seda mäletad? Väga ei mäleta.
vot selles see asi ongi. ja. Näete siin. No tol ajal nad olid üldse need esimesed nii-öelda analoogmuusika eelis on see kassett on aastast 85. See ei ole minu oma, aga mina mäletan esimese kasseti, mis vanaema mulle ostis. Oli umbes samasugune, peal oli Ivo Linna pilt, Ivo Linna ja Rocco Tell. Ja mis on analoogmuusika nii-öelda eelis? Sa saad selle muusika kätte võtta, see muusika on sul käes olemas. No see on küll, jah. Aga samamoodi sa saad ju ka CD-plaadi kätte võtta. No CD-plaadi saad kätte võtta, ega sa ei saa kätte võtta MP3 ja sa ei saa kätte võtta YouTube'i. Seda küll, jah. Ja vinüüli, kui sa kätte võtad, siis on ikkagi artisti nimi ja pilt on seal suurelt ja nii, aga lähme nüüd nii, rekord. Näe, siin on mingi, ta on midagi umbes, mis ta on, 1,8 kilohertsi. Nii, kohe läheb loomkatseteks. Praegu on signaal otse. Ahah, ja. Nii. No sa nüüd sa salvestad selle sama kasseti üle, jah? Nüüd ta salvestab, nii. Praegu on suur kiirus. Nii. Nüüd on lindi pealt, näed, signaal ujub natukene. Näed, see on lindi pealt. Selge. Nii. Ja kollane on otse vist? Ei ole, üks esimene kanal, teine kanal. Selge. Nüüd saab nalja. See on 1,8 kilohertsi. See on 18 kilohertsi. Näed lindi pealt. No asi muidugi ujub ja lind liigub, aga 18 kilohertsi. Huvitav, et see üks kollane nagu rohkem muutub natuke. No lint võib-olla lainetab või. Nüüd lähme. Nii. 20. Nii. 20 kilohertsi. 25 kilohertsi. Huvitav, seda ei kuuleb kõrvaga. See on madalama sagedus juba. Asi on selles, seda ei kuule, see on alamharmooniline, mis tekib eelmagneetiline. Ma mõtlesingi, et sihukest ei peaks enam kõrvaga kuulma. Võtame selle nivood vaiksemaks, läheb küllastusse. No nüüd ta ei lähe küllastusse, nüüd ei kuule mitte midagi. Ei kuule. Tekib nii. Nii, ja nüüd tuleb kuskil on mingi auk sageduskarakteristikus. Ja nii, nüüd paneme juurde ja näete, signaal tuleb tagasi enne 40. Toho. Et ta sisuliselt kukub ära alles kuskil 35 kilohertsi juures. See on ka päris ulme juba tegelikult. Sihukestel... Ta on müra sees, aga ikkagi. Ütleme niimoodi, et sellega saaks kassidele ja koertele salvestada muusikat. Ja. Aga praktilist kasutust sellel ei ole, aga miks see sagedusriba nii kõrgele läheb, on see, et reaalselt kasutatakse ju heli salvestamisel. No ma olen lugenud, et 50 hertsist kuni 15 kilohertsini. Nii vähe. Toho. Et lihtsalt ei ole rohkem vaja. Ja. Aga see, et miks ta läheb allapoole ja ülespoole, on see, mida kaugem ta reaalsetes piiridest on, seda lineaarsem, seda puhtam see... No seda küll, jah. No selge, kuule aga järgmise korrani, ega midagi. Järgmise korrani.